Tere head kuulajad ja tervitused pühade puhul kõigile kuulajatele. Meie maikuu esimeses digisaates on vaade tagasi viimasel nädalale, kus oli palju uudiseid selle kohta, kuidas tõukerataste aeg on kätte jõudmas teatud muudatustega. Seekord Eestis räägime ka sellest, kuidas tuleks hakata rohkem makse maksma ja nüüd väga konkreetsel teemal, kui tahate vaadata filme ja sarju, võtta maksta. Vaatame, missuguse kella võiks sel sügisel, selles kevadel ja sel suvel käe peale panna ja kindlasti on meil üht-teist veel. Sisukas saade, selline see maikuu on ja teiega oleme neljakesi, Hans, Meelis, Glenn, Henrik ja head kuulamist. No nii, lükkame maikuu esimese nimetud digisaate käima ja me tegelikult vist märts, millal need valimised olid? Märtsis, aprillis hakkas koalitsioon kokku saama, me tegime väikse ülevaate siin saates ka, mida lubab tehnoloogiat, digiseadmeid ja kogu seda valdkonda kasutavale inimesele uus koalitsioon, kuidas meie elu muutub. Ühest teemast me libisesime üle ja tuleb välja, et tegelikult see võib siin meie elu mõjutada küll. Nimelt meenutan koalitsioonilepingut, kus oli selline ilus ümarlause, et uus valitsus lubab otsida võimalusi rahvusvaheliste voogedastusplatvormide maksustamiseks ja töötada globaalsete digihiidude õiglase maksustamise nimel. Nii et lubati töötada ja lubati otsida, aga nüüd eelmisel nädalal tuli vähe konkreetsem teada selle kohta välja, et kultuuriministeerium on see, kes siis ütleb, et kes tahabki Eestis kehtestada uue korra, koguda kokku 700 000 kuni 1,5 miljonit eurot makse siis sellistelt voogedastusplatvormidelt nagu Netflix, mis siin alla veel läheb, Disney+, Amazon Prime ja eriti võib-olla selline oluline detail on siin see, et sõltub kogu nimekiri sellest, kellega õnnestub kontakti saada. Aga mida see siis tarbija jaoks nüüd ka tähendab? Mina kui väga ei tarbi ausalt öeldes, pean tunnistama praegu eriti neid, aga paljud inimesed ikkagi tarbivad ja kas see tähendab mingit hinnamuutust? No ma ei tea, äri tavaliselt käib niimoodi, et firma võtab ühelt poolt raha sisse ja teiselt poolt maksab seda välja oma kulude katteks. Üldiselt kui kuskilt poolt ühe anumaal nagu tase tõuseb, siis see mõjutab teist ka. Kas see reaalselt Eestis tähendab hinnatõusu? Ma arvan, et hinnatõus tuleb niikuinii. Minu nagu murekoht oli sealt, et kas see nagu ei ole, eks see ikkagi tähendab seda, et Eestis ikkagi Netflix on ka siis olemas, kui ühendust saadakse või vastupidi, kui ei saada, et mitte Euroopa Liidus on, ei ole. Tegelikult see on üks Euroopa Liidu direktiiv, mis ütleb, et sellist maksu võiks koguda ja seal on huvitavad sellised knifid juures, et see maks on tegelikult selleks, et need ametlikult paberi peal, eks ole, on ta selleks, et need voogedastusplatvormid toodaksid ka Euroopa kultuuri, ma ei tea, säilitavat ja arendavat sisu. Ja et see raha siis tegelikult peaks minema nagu tagasi sinna nendesse kohtadesse. Huvitaval kombel ma ei ole aru saanud, kas seal on Spotify sees, sellepärast et selles uudises, millest siin räägitakse, ei ole Spotify'd mainitud, siin on mainitud Netflixi ja Amazon Prime'i ja tegelikult ka Teliat ja Elisat, sellepärast et teistpidi veel üks knihv on see, et seda maksu võib riik kehtestada siis, kui ta ka oma riigi firmadele sellise maksu paneb. Ehk et ei ole mingit sellist võõraviha asja, vaid kui maksavad, siis maksavad kõik, aga väga väiksed ei maksa, alla 2 miljonilise aastakäibega ei maksa. Ja huvitaval kombel pääseb sellest ka ERR-s, kes väidetavalt juba niikuinii teeb nii palju oma sisu, et valus hakkab. Just mõtlesin selle peale, et siin on kaks nagu ühtepidi konks ja teistpidi konks. Ühtepidi konks on sees, et ERR või Jupiter, eks ole, voogedastuste võtmes, et on ju tegelikult arvestada voogedastusplatvorm, et ta võiks ka maksu maksta, aga teistpidi on siis see, et sellisel tuleks see maks tõsta ühest taskust teise, eks siis tegemist on riigi platvormiga. Aga kui nüüd Jupiter maksust vabastada, siis hakkaks teised kurtma, et kulge, aga see on ju nagu ebaõiglane konkurents, et riik siin nagu vabastab maksust iseenda platvormid, eks ole. No jah. Aga ikkagi see ju jutt jõuab iga natukene sinna välja, et kui nüüd Eesti otsustab siin justkui
enda pisikesel maalapil midagi teha teistmoodi, siis tekiks ka minul, kui ma oleksin Netflix, väga õigustatud küsimus, et kui nüüd minuga saadakse ühendust ja öeldakse, kuulge, et hakake nüüd maksma palun nii palju raha selle nimel, et mõned eestlased teid vaatavad, siis tekiks mul küll küsimus, aga et ma ikkagi vaataks väga siis Exceli tabelitesse ja mõtleks, kas ma tahan seal olla. Seda on kardetud küll jah, aga samas ma saan aru, 13 Euroopa Liidu riigis see toimib, et noh, et toimib, okei. Nad ilmselt vaatavad seda, nad ei zoom'i siia Eesti peale sisse Euroopa kaardil, nad vaatavad seda sealt kõrgemal tasemel, et Eesti on nii väike täpike seal, aga tegelikult on ju, nad niikuinii vaatavad väga hoolega Exceli tabelis, esiteks on see, et õnneks on, kui sa teed Eestis Netflixi konto, siis sa maksad ikka kõvasti vähem kui näiteks Prantsusmaal või Ameerikas konto tehes. Just tahtsin sinna jõuda, just kontrollisin, 8 eurot on meil ikka veel kuutasu Netflixi kõige soodsam. See jah, ei ole vist see, mida me vaadata tahaksime, et 12.99 minu arust on normaalne pakett. No seda küll ja ma vaatan kõige odavamalt. Aga Ameerikas on üle 20 $. Aga ma täpselt, ega sisuliselt vahet ei ole ju, sa saad rohkem vist vaatajakohti, saad parema kvaliteedi. 4K ja rohkem vaatajakohti just. Aga ja teine asi, mis on tegelikult see, et kuidas nad Excelisse vaatavad, et vähe sellest nad võtavad vähem raha, aga nad ei anna ka selle raha eest väga palju vastusest, et subtiitrid ikka ei ole, eks ole, ja see tekitab nagu väga palju poleemikat ja ma arvan, et lõpuks see jõuab ka kuskile Euroopa tasemele välja, sest et see omakeelsus on seal Euroopa Liidu tasemel ka väga, väga oluline, eks ole, et ja siin EKI ehk see Eesti Keele Instituut väga aktiivselt taob seda trummi, et tundub, et välismaised platvormid ei taha väga tõlke eest maksta ja tõlketeenus nagu nii on selline, mida väga palju teha ei taheta, kuna selle eest tõlkijad väga palju raha ei saa ja siis EKI räägib, et kuulge, aga nüüd on tehisintellekt ju nii hea, et nüüd saaks nagu selle kõik asjad nagu ära estindada, eks ole, et hakaku ruttu kõik platvormid tegema seda. Aga nii hea ta ei ole. Kui selle tõlke mõte on edasi anda selle info, mis seal toimub, siis on masinõppe piisavalt hea, aga kui mõte on kaitsta Eesti kultuuri ja mingisugust keelt, no siis me oleme see veel perfektne tõlge. Ja see on see, et mõte annab edasi, aga sellist kultuurilist sisu või seda nii-öelda kunsti edasi anda on nagu keerulisem. Muide, te vaatate mööda, mida me selle 1,5 miljoniga teeme. Te vaatate mööda just sellest elevandist toas, et see kogu see pull, kogu see arutelu, kõik see, et nüüd maksustame ja seame sisse mingisuguse süsteemi ja hakkame seda koguma ja arutame siin, et meie arutame, et kas need ettevõtted lähevad ära või ei lähe ja siis veel omakorda hakatakse arutama, et kuidas seda raha siis nüüd suunata tagasi siis ikkagi ka Eesti meedia või ma ei tea, Euroopa kultuuri nagu tootmisesse. See toob Eestile aastas sisse hinnanguliselt 700 000 kuni 1,5 miljonit eurot, mis mulle tundub täiesti absoluutselt tühine. et ma tuletan meelde tühja kasseti tasu. Siin paar aastat tagasi, kui see nüüd kehtestati jälle mingisugune uus kord, siis oli see eeldus, et seda koguneb 1,9 miljonit ja kõik nutavad, et see on mõttetult väike summa, eks, ja kogu see administreerimine ja veel see ebaõiglus sinna juurde. Et nüüd me teeme siis ühe maksu ja hakkame neid suuri maksustama ja kogume 700 000 kuni 1,5 miljonit. Ma ei tea, mulle tundub, et äkki see on üks nendest riikidest või asjadest, kui Eesti 200 otsib, et kust maha tõmmata asju, mõttetuid asju, millega riigi ametnikud peavad või riik peab oma päevi sisustama. Äkki võiks siis, kui juba teha mingit tööd, hommikul lähed hakkad tegema, äkki teeks siis kuidagi mõjusamat tööd või? See tundub... Ei, no, selle maksjuket ikka valus on. No mitte valus on, sa oled lihtsalt kuri inimene. Ma mõtlen seda, et kui me juba kogu selle jama ette võtame, siis võiks sellest ju mingi kasu ka olla. No, keegi saab teha mingisugune 1,5 tudengi dokfilmi selle raha eest ja siis käib kõva kisklemine. Ja, aga ikkagi ma küsiks ka veel siia lõppu või vahele ka seda, et kas see, põhimõtteliselt võiks ju maksustada absoluutselt igasuguseid liigutusi ja asju, et ükskõik, kas see on see vajalik või mis iganes, aga et mul jääb tegelikult natuke üldse segaseks, et mis see justkui nagu see alus seda maksustada on, kas see ongi siis see, et me võtame selle raha ja siis selle eest hakkame kultuuri arendama või see lihtsalt see, et võtaks raha? No võt, paberil küll niimoodi jah. Ega automaksu mõte on ka see, et inimesed vähem sõidaks, aga tegelikult sõbrad, me ju saame kõik aru, miks see maks tehakse. No just, et see muidugi võib-olla üldse nagu teine aspekt kogu selle voogedastust ja üldse mitte ainult voogedastuste, vaid üldse paljude selliste platvormide puhul võib-olla, kus sa tarbid mingit sisu ja maksad kuupõhist maksu. Ma natukene juurdlesin ja just mõtlesin, et miks ei ole sellist keskkonda, et äkki peaks sellise keskkonna tegema, kes tegelikult
küsiks minu käest küll iga kuu mingisugust maksu, aga müüks mulle selle eest nii-öelda mingit virtuaalset nagu raha, a la mingit tokeneid. No, et ma maksan näiteks Netflixile iga kuu 8 eurot ja saan selle eest näiteks mingisugune 100 tokenit. Ja kui ma vaatan Netflixist filmi või seriaali, siis maksab see mingisugune paar või 30 tokenit mulle. Ehk et see looks nagu olukorra, kus ma tegelikult nendel kuudel, kui ma ei vaata, aga maksan, ei tunne, et ma olen tühja maksnud. Ja teistpidi jälle nendel kuudel, kui ma palju tarbin, siis ma ka maksan nii-öelda rohkem. Ma olen lihtsalt nagu kuidagi avastanud sellise mustri, et ma pigem võtan 1 kuuks Netflixi ja siis vaatan mingid hooajad ära ennast ogaraks ja siis lõpetan selle jälle ära. Aga kahtlustan, et põhjus, su tokeni äriplaani põhjus on see, et see firma ei vea välja. Aga miks mitte? Miks mitte? Ma tegelikult see mõte muide ei ole mul üldse originaalne, sest et mul on üks muusika nagu soundi platvorm, kus ma maksan iga kuu 10 eurot ja ma saan just nimelt neid mingit tokeneid, aga ma ei kasuta seda, aga ma ei ole seda ära lõpetanud lihtsalt sellepärast, et kui ma selle täna ära lõpetaks, siis need kõik minu tokenid lähevad prügikasti. Kas sa saad need tokenite eest kuulata? Ma saan nende eest osta omale sound'e, sampleid. Ja selle asja edastuskulu ei ole nii suur kui kogu Netflixi selle voog edastus. Küsimus on ikkagi lõpuks selles nagu mudelis, et siis tehke neid nii-öelda tokeneid vähem rohkem või et lihtsalt täna ma tahan nagu seda öelda, et selles muusika äpp või teenuse pakkuja jaoks olen ma täna jube hea klient, sest ma juba maksan neile seda peaaegu et aastaid, aga ei ole eriti midagi kasutanud ja mul on kogunenud sinna nagu metsikus koguses seda nii-öelda virtuaalraha, aga ma ei saa seda teenust ka lõpetada, sest ma olen laisk ja ma ei kuluta seda ära. Nii et nagu see on nagu see koht, kus mulle tundub, et võiks olla võib-olla see on hea mõte. See ei ole jätkusuutlik sellepärast, et või võib-olla on, aga ikka sõltub teenusest. Samamoodi on ju see, et kui ma olen operaatoril, mul mingi pakett ja mul on seal mingisugune Euroopa Liidu andmeside, mida ma tegelikult kasutan korra aastast, siis ma ei saa ka seda, et ma oma 11 kuu kasutamata selle lükkan oma selles ühte kuusse ja kasutan seal 10 korda rohkem, eks ole. Ma väga tahaks, et siin ei oleks. Aga võib-olla saaks, aga kasutame seda sama mõttemehaanikat järgmise teema juures ka, räägime tõukeratastest. Meil on siin uudiseid. Ma mõtlesin Hans tegelikult siin innovatsiooni, et meil on igal saatekülalisel on teatud hunnik tõukeneid ja kui ta tahab midagi rääkida, siis ta peab tõukeni panema lauale ja siis näiteks mõni saade, kus keegi on täiesti vait, siis ta võib järgmises saates tulla ja lihtsalt rääkida nii palju, kui tahab. Saate lõpus lähevad nullid marakontot, kõik saldod lähevad nullid. Kindlasti ma tahaks ka rõhutada ikkagi, et kindlasti on niisuguse uue aja uudissõnad, mis ilmselt lähevad massidesse, on prompt ja token. Prompt ja token kindlasti. Kuulge, aga mis te arvate, kas tokeni probleem lahendaks ka tõukeratast rendivärgi? Selles mõttes, et siin on paar huvitavat uudist. Esiteks Bolti kiiruse muudatus Tuul, aga kehtestas uued hinnad. Kuupilet muutus kallimaks 39 euro pealt 45 euro peale ja samas saad sõita mitte 60 minutit päevas, vaid 600 minutit kuus. Kes nüüd kiiresti arvutab, saab aru, et tegelikult sa kaotad umbes 3 korda vähem, 3 korda sõiduminutit kuus. Päevapilet jääb sama hinnaga, aga ennem sa sõita 60 minutit päevas, nüüd saad sõita 400 minutit päevas. Ma ei saanud üldse aru, sa pead ostma siis. Päevapilet läks 14 pealt 24 peale. 14 pealt, siis see on mul kahe silma vahel. Ühesõnaga, sa pead maksma 24 eurot, et saada päevas sõita, mis asja? Ma sain õigesti. Jah, kogu päeva kehtiv ja see on 400 minutit kogu päevas siis. Ja kui homme tuleb, siis ma pean uuesti maksma või? No just päevapilet on ju. Ja ma tahan tõukerattaga sõita ja maksan 24 eurot päevas. Su tokenid kaotuvad kehtivuse. Ma praegu ma ei saa aru, kas ma saan õigesti aru, et ma maksan tõukeratta rendi eest 24 eurot päevas või? Päevapilet, just uus hind jah. Ennem oli 14 eurot. Aga kas mulle tundus, et selle raha eest saab ju autot rentida või? Ei saa või? Peaaegu ju. Jaa, aga autoga saad ummikus. Ma tõuksasime autot rentida. Seda küll, võib-olla minu mõttekäik on vale muidugi, et auto on auto ja tõuks on tõuks, aga ikkagi mulle tunduks täna, et kui keegi ütleks mulle, et ma peaks maksma 20 eurot tõukeratta, siis ma küsiks, kas teil on peas on mingi viga. See on ju tegelikult absurdne. Ja ei, kui sa oled turist ja oled harjunud näiteks sellega, et sa teed Helsingas määrane maksab, ma ei tea, 8.80 on ju, siis see järsku ei tundu sul üldse. Aga kui ma ei ole turist ju. Ühel saab aku tühjaks, võtad tänavalt kohe uue, et sul rendi mitte ühte seadet ei rendi, vaid sa võtad teenuse. See on üldse muidugi huvitav küsimus, et ma tahaks kohe selle teemal räusata rohkem, et selle tõukeratastega ongi selline nagu müstiline olukord, et
turisti vaatest on nad toredad asjad, aga kohaliku elaniku vaatest on nad minu arust nagu ülimalt mõttetud asjad ja sellepärast ongi hästi keeruline nagu ennast positsioneerida, et kui ma olen juhtumisi turist, siis mulle ilmselt väga meeldiks maksta kas või see 20 € ja sellega kusagil Kopenhaagenis või Berliinis ringi sõita, aga kui ma ei ole turist ja Tallinnas nende otsa koperdan, siis ma vannun kogu aeg ja tahan, et need ära koristatakse. Turisti mõttes küll, kohaliku elaniku mõttes on tegelikult tõuksi ainult üks mõte, see on kiirem liikumine väga lühikeste vahemaade vahel, eks ole. Et kui ma pean ootama 20 minutit liinibussi, mis näitab kellegi seda, et meie ühistransport ei tööta väga hästi, siis bussid käivad liiga harva, eks neid on liiga vähe. Meelis tabab praegu naela haamri. Aga kui ma tahan tõesti sõita, ma ei tea, Rocca al Mare keskusest kuskile Kristiinest, eks ole näiteks, või veel lühemat maad, siis bussiga ma saaks tõuksiga kindlasti kiiremini teha kui tõuksiga, eks ole, või tõuksi kui kiiremini. No aga kui sa pead sellest maksma 24 € päevas, siis see nüüd ei ole väga jätkusuutlik. Sa võid maksta minutinda ka ju. Minutinda palles ikka. Okei, no selle koha päevapilet on see, et kui sa tahad päevas piiramatus koguses põhimõtteliselt. Aga palju maksab minut? 18 senti. 18 18 senti, nii et kui sa paned seal näiteks, ma ei tea, sõidad 10 minutit järjest, 1,80. Noh, nii aga mida Bolt teeb, mida näiteks Tehnika tänaval sa ei saa sõita ei bussi ega autoga Tallinnas, kuna seal on alati väga umbes kõik, varem sai seal sõita siis tõukerattaga 25 km/h, Bolt nüüd laiendas seda ala, kus on aeglustatud liikumine, -5 kilomeetrit, 20 kilomeetrit tunnis ja varem, kui ma nüüd ei eksi, oli see vanalinn, oli see aeglase sõiduala, nüüd on siis kogu südalinn, näiteks mis piirdubki selle Tehnika tänav, Liivalaia tänav, mis sealt ülevalt poolt on Põhjapuiest ja Telliskivi, nii et kogu see laiendatud südalinna ala on see aeglase sõiduala. See on väga huvitav, no ise ütlevad ka, et see on katse jaanipäevani. Mis sellega juhtub, kas tegelikult see tõukeratas nagu kaotab oma eelise sellises seal südalinnas liikumisel või mitte? No, mina ei arvast 20 kilomeetriga ta veel ei kaota, kui ta läheks 15 või 10 peale, siis ta muutuks mõttetuks, eks. No see oleneb ikka alast, et siin tasub rõhutada seda, et see on see südalinn, et see on tõepoolest selline ala, kus väga suurel kiirusel massid ei liikle tegelikult, sest autod ju seisavad ja inimesed võib-olla jalutavad, et selles mõttes isegi kui sa võib-olla liiguks 15 kilomeetrit tunnis seal, oled sa ka ikkagi veel keskmisest jalakäijast ju kiirem, aga teistpidi jah, kui sa peaksid sõitma Piritalt nii-öelda kesklinna, siis ilmselgelt 15 kilomeetrise tunnikiirusega on natukene ebaratsionaalne sõita tegelikult on ju, et ma ei ütleks, et see nagu halb mõte on see. Me rääkisime siin teisest konkureerivast pakkujast just, et kui tuul näitab 25 kilomeetrit tunnis on ta kiirus, siis mul on selge eelis, 5 kilomeetrit tunnis rohkem saad sa teenust selle raha eest. No aga see on ikkagi see kindel, et see muutub kõigil, sest et linn nõuab seda. Aga täna vist ei ole see ju linna nõue, et see või on see nüüd, see ei saa nii olla. Bolti vastutulek linna nõuetele. Just, aga aga siis täna on olukord, kus siis tuul sõidabki nüüd kiiremini või ikkagi kõik on samas piirkonnas. Ma arvan, et need ühtegi teadet, et tuul puhuks aeglasemini. Tegelikult ilmselt juhtub siin see, et lihtsalt linn paneb nad fakti, et kui te tahate siin seda teenust pakkuda, siis te teete nii, nagu meie ütleme. Nii tegema, et ei iseenesest on see õige ja tegelikult need algatused üleüldse, mis kuidagi pidi seda reguleeriks natukenegi, et kuhu neid tõukse jäetakse ja raske on muidugi öelda, et kuidas sellega sõidetakse, aga see on nagu täiesti müstiline, kuidas inimestel on nagu kaks sellist äärmuslikku mõtteviisi, et kui inimesel on enda vara, siis ta käitub sellega enamasti normaalselt, aga kui tal on renditud asi, siis ta muutub nagu täielikuks idioodiks, et ma olen näinud nagu mitut inimest, kes lihtsalt sõites pargivad oma ratta keset teed ja lähevad jalutavad lihtsalt minema. Kusjuures see on huvitav kogemus, selles mõttes, et mina käitun nagu täpselt vastupidi tõuksiga ka, aga näiteks kui me võtaksime mingid Bolti või Citybi rendiautod, mis me teame, et inimesed sõidavad rohkem täispeagu oma autodega ja teevad muid lollus, eks ole, siis minul oleks vastupidi, et kui mul oma auto või oma tõuks on, juhtub, ise tean, eks ole, aga kui on rendi oma, siis seal on trahvid ja igast muud asjad, et see on nagu palju riskantsem värk, et ma just nagu hoiaks seda nagu midagi, kardaks seda pärast rohkem. Aga ma arvangi, et keskmine meil on ikka geenides see mõisa köislas lohiseb, et mõnes mõttes on just suva. Ma lõpetan oma teenuse, login välja, suva, mis sodiks läheb. Ja see ühel hetkel tuleb sulle arve meili peale 2000 €. Aga kui tuleks, vaat see võib-olla distsiplineeriks, aga ei ole neid lugusid kuulda väga.
aga no ütleme, et see koht, et loomulikult selline, et kuidas sa ise hoolitsed selle asja eest, see on nagu teine asi, aga see, kuhu sa selle jätad, minu arvates on pigem ju, et see näitab ikka erilist imbetsilsust, sest kui sa jätad oma ratta keset teed ja järgmisel päeval ise sõidad öösel, siis sa kurat sõidad ju sellele otsa, noh, et kas sa nagu ühte suuda natukenegi ette mõelda. Nende inimeste õigustuseks pole midagi öelda, väga halb käitumine, küll aga kas ei ole tehnoloogilist lahendust ikkagi juba ammu, kui Starshipi robot suudab sõita ühest tee äärest, kõnnitee äärest teise, kas see tõukse võiks ennast nihutada? Seda ma tahaks ka öelda, et no see on üks asi, aga teine asi on ka see, et ega see tehnoloogilist lahendus, mida praegu teevad ka väga hästi ei tööta, et ma pole nüüd ammu tõuksiga sõitnud, aga siin, kui ma viimast korda sõitsin Boltiga, siis oli küll see, et eelmine või üle-eelmine aasta, et tol hetkel oli neil juba see niinimetatud tehisintellektiga määrav, kes ütles, et kuulge, et sa oled valesse kohta parkinud, eks ole, ja siis ma üritasin parkida täpselt õigesse kohta, kedagi ei segaks ja oleks ikkagi nagu viisakalt ja korralikult ja siis noh, ma ei tea, 5 korral 3-st enam-vähem hakkas mul äpp karjuma, et kuulge, et me tuvastasime, et sa oled valesti parkinud, eks ole, peale selle pildi tegemist, et see käib küll närvid ja neil ei ole ju klienditeenindus ka, kes mulle vastaks, mis toimub, eks ole. Aga mingil ebaselge põhjusel ikkagi keset teed saab neid jätta ja noh, jätakse ka suuremaid rattaid ju. See ongi see, et see tehisintellekt saadab sulle teavituse, et kuule, sa parkisid valesti, aga edasi midagi ei tehta, eks ole, selles mõttes, et sult mingit raha sellest maha ei võeta või midagi, et see võib-olla distsiplineeriks, jah. Aga samas on ka keeruline see, et kuna vaidlustamine on seal peaaegu võimatu, siis noh, jällegi. Sul oled midagi õigesti teinud ja siis trahvi saad, siis on jamma majas. Aga põnev, ootame tootearendust ja vähem tõppalikult käitumist. Mina olen selle poolt, et mida rohkem tõukarattaid pitsitatakse, seda rõõmsamaks ma muutun, seega andke minna Tallinna linna. Te olete tunnistajaks Glen Pilve hämmas muutumisele mees, kes seisis kaherattalist elektrisõiduki eest. Saad aru, ma väga ütlen, et sõitke, ostke omale tõukeratas ja ostke omale üherattaline, käituge sellega, sõitke sellega normaalselt, aga kui teil juhtumisi ei ole peas mõistust, siis ei ole vaja ka sõita rendi asjadega. Väga õige üleskutse, nõus. Vaadake pähe. Suvi tuleb, inimesed tahavad liikuda varskes õhus ja vaadata vähem ekraani, aga natuke tahaks ikka ekraani vaadata ja siis nad panevad rihmaga selle ekraani omale randme peale. Nimetavad selle nutikellaks, on nii. Glen, sa oled nüüd teinud suurema raundi, kogunud kokku hulga uusi mudeleid, ma saan aru. Ja no võib nii öelda, jah. Mis seal on uut? Aga äkki tutvustad, mis seal üldse valikus sul olid? No tegin jah, jälle järjekordse suure testi siis digiajakirja ja portaali, kus on 1, 2, 3, 4, 8 kella või ühesõnaga ja seal oli siis Apple, Fitbit Sense 2, Garmin Venu 2 Plus, Google Pixel Watch, Huawei 3 GT Pro, Polar Ignite 3 Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ja siis hästi tundmatu ja pika nimega kell Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS. See viimane nagu mingi haiku. Mobvoi. Mobvoi, jah. Vaat sellised kellad, et kellasid iseenesest muidugi on ju nii palju, et ja noh, need on ikkagi tuntud nimed, keda meil siin tegelikult müüakse, aga ilmselt väga paljud sellised nagu, kuidas ma ütlen, nutikamad võib-olla tehnikahuvilised tellivad omale otse kusagilt kaugelt Aasiast veel mis tahes kellasid, olgu nad siis Hi-Watchid või mida iganes, et tegelikult see valik on ju ülilai, aga sellised kellad ma siis võrrelda võtsin ja muidugi Meelise käes oli küll ka üks uus Garmin, et kui minul oli seal võrdluses Venu 2 Plus, siis Meelis tutvus lähemalt veel, mis see oli siis Forerunner 265 oli see kell, eks ole? Jah, 265S. Mis on siis kõige uuem Garmini selline siin võib-olla ongi tinglik selline vahe, et kui Glen nimetas oma artikli, siis panime nutikella, eks ole, siis mina proovisin tegelikult mõnes mõttes spordikella või et ennast nutikellad on ka enamasti, kõik lähevad järjest sportlikumaks ja spordikellad lähevad järjest nutikamaks ja siis see vahe nagu jookseb lõpuks sinna keskele kokku, eks ole, kuigi siin Gleni testis on ka Polar, mis on nagu selline ikkagi sirgelt spordikell ja ei ole ühtepidi väga nutikas, eks. Siis tegelikult see vahe on olemas, aga mina jah tahtsin proovida just sellist kella, mis oleks kuna ma olen ennem Garmini Forerunner seeriat aastaid kasutanud, siis ma tahtsin proovida seda uut, mis oleks siis spordikell, aga mis oleks ühtlasi nutikas ja mulle ta tegelikult meeldis, aga võib-olla Glen teeb ennem kõigepealt oma kokkuvõtte ära ja siis ma võin sellest rääkida. Ma võin rääkida ilmselt väga pikalt oma kokkuvõttest, et Garmin on muidugi väga tore, et sa kohe mainid Garminit, et tõesti Garmin on natuke selline mõnes mõttes nagu minust nagu heas ja halvas mõttes nagu fenomen selles nutikellade maailmas,
et Garmin ajab ikkagi sellist nagu oma asja üsna visalt, ta on tulnud sellest selgelt sellisest spordikella maailmast ja täna Garmini valikus on ju täiesti hoomamatu kogus neid kellasid, et seda on selgelt liiga palju muidugi, et tavalise inimese jaoks on täiesti arusaamatu, mis Garmini kella ta peaks omale ostma, sest et need on tõesti lõputu kogus alates seal sellistest odavamatest sammulugejatest, kaldkriips natuke nutikatest, kuni siis tõesti lõpetades selle Venu ja Forerunneriga, mille hind on ju, või isegi mitte lõpetades nendega, et Garmini see oli ka päris keskmise hinnaklassi. See on päris keskmise hinnaklassi oma, just. Et selles mõttes, selles võrdluses nüüd Garmini kell, kui ma võtan versus Garmin ja kõik need teised kellad, siis on selgelt näha, et selline inimene, kes täna võib-olla ostab omale siis Apple Watchi või mõne Androidiga kella ja tema jaoks ilmselgelt Garmini kell käib üle jõu, sest et Garmini kell on nii, tema kasutusmugavus on lihtsalt, mitte et see oleks halb, aga see ei ole kaugeltki nii mõistetav, sujuv ja loogiline, kui ta näiteks on Apple Watchil või Wear OS-iga kellal. Et see oli nagu esimene selline tähelepanek, et ma kasutasin seda Garminit umbes nädalapäevad ja ma ikkagi vandusin keskmiselt rohkem, tuleb tunnistada, sest et Garmini kellal on 3 nuppu, need nupud tegid enamasti valesid asju kogu aeg, aga see oli ilmselt minu probleem, et ma üldse sinu probleem, minul on käe peal Glenni lemmik Huawei kell ja selle nupud teevad ikka absoluutselt valesid asju. No näed, on ju, aga mul olid ka käe peal, mul olid ka käe peal kõik need teised kellad ja nende nupud ei teinud tegelikult valesid asju, et selles mõttes peab ütlema, et Garmini puhul oligi selline tunne, et kui ma olen selle Garmini nagu kasutaja Garmini maailmas sees, siis tõesti Garmin pakub väga palju sellist head spordifunktsionaalsust, aku vastupidavus samamoodi, kui sellest rääkida, ega Garmini kell on nagu suhteliselt hea, kui sa ikkagi tarbid teda mõõdukalt, aga kui sa ikkagi hoiad seda ekraani kogu aeg sees ja nii edasi, siis ega see Venu 2 Plus ka tühjenes mul põhimõtteliselt 3 päevaga keskmiselt oli ta ikkagi tühi, et see 10 päeva tuleb sealt ikka väga, väga pingutades ja ütleme animatsioonide sujuvus ja kõik siuke asi, et mul lihtsalt, kuhu ma selle oma jutuga tahan nüüd natuke sihtida, on see, et kuna nendel kelladel neid omadusi on nii lõputult palju, et nad kõik teevad kõike, siis tegelikult nagu sellise üldise tervikuna, kui ma neid kõiki kellasid proovisin, ma nagu pigem hakkasin lähtuma sellest, et milline kell pani mind ennast armastama seda kella või vastupidi, et nagu selline emotsioonikas side, et kas mul tekkis nagu see tunne, et see on äge, et ma tahan seda toodet nagu tarbida, et see tekitab mul kuidagi hea tunde ja ma pean tunnistama, et Garmin oli nagu selle koha pealt natukene siuke kummaline, et ta maksis suhteliselt palju, nägi välja suhteliselt kole ja ma ei saanud ka nagu sõbraks, aga veel kord, ma ei taha üldse kuidagi alustada seda, et ma ütleks, et ta tegi paljusid asju hästi ja selles mõttes ei ole kindlasti nagu kohane nagu nüüd ainult sellise mulje põhjal neid lahterdada, küll aga siis, kui rääkida seal veel teistest kelladest, eks ole, kes on siis meil siin tuntumad nimed nagu Apple ja ütleme siis Samsung kahtlemata, kes mõlemad on nagu omas ökosüsteemis ikka siuksed peaaegu et ju number 1, eks ole, siis mida ma nagu Apple'i kella kohta tahaks öelda, et Apple on nagu selgelt pannud tegelikult rõhu ikkagi just nimelt nendele tarkusele ja omadustele, mille koha pealt halba sõna väga palju ei saa üldse öelda, sest Apple'i kell nüüd on saanud siis uus mudel omale juurde ka autoõnnetuste tuvastuse, kui keegi plaanib autoga teha õnnetuse, võtab rendiauto, siis on ta vähemalt võib-olla kindlam, et kell helistab, kui ta sellega vastu posti sõidab või vastu teist autot, mida siis ennem ei olnud, igasuguste algoritmidega seda peaks olema. Nüüd siis kell ka kehatemperatuuri põhjal teeb igasuguseid järeldusi naiste tsüklite kohta, eks ole, ja kellal nagu seda tarkust on palju, Apple'i kell helistab loomulikult ka hädaabinumbritele, kuhu ta tegelikult helistas ka varem, eks ole, mida ka ikkagi üsna paljud kellad veel ei tee, aga Apple'i kella aku endiselt saab tühjaks, peaaegu et loetud tundidega ja kui sa tahad, et see kell sul ka öösel und veel trackiks, siis kell on küll nii palju tark, et ta ütleb sulle, et kui on alla 30% aku, et palun nüüd kiirusta laadima, sest et muidu jääb sul uni trackimata ja mida ka Apple'i kell ei teinud väga hästi oli see, et siin võib-olla Huawei kell on natuke ära rikkunud, et Huawei kell tegi seda muidu kõige paremini. Ta trackis päeva und nagu jube hästi, ilma et ma pidin nagu mitte midagi kuskilt määrama või panema või
siis Huawei kell oli võimeline ka mingi pooletunnise päevase uinaku liitma minu üldiste ööunedega kokku, küll näitama, et see oli päevauinak ja kõik see toimis. Et millegipärast ükski teine kell ei tahtnud seda päevauinakut nii hästi nagu trackida, et Apple'i kellal ka sa pead määrama sellise ööune vahemiku, mille sees ta siis justkui eeldab, et ma nüüd siis lähen magama. Karlil on sama häda. Jah, et nagu mul ei nagu et ma olen nagu tulnud selles natuke sellisest maailmast, kus ma ei pea mingit vahemikke määrama, minust kell võiks ju väga hästi aru saada, kas ma parajasti magan või kõnnin ringi, eks ole, et miks ma peaks mingisuguseid imelikke vahemikke määrama. Küll aga selle unega analüüsiga on ka muidugi selline lugu, et kõik tootjad proovivad järjest rohkem seda analüüsida, aga teisalt kui usaldusväärne see on, see oli ikka ju küsimus, et ega kell saab sinu und põhimõtteliselt ikkagi mõõta liikumise ja siis oma nende optiliste või mis iganes sensoritega need parajasti sul käe küljes on. Et ega see ei ole ikkagi võrreldav ilmselt sellega, kui sa paned omale mingid professionaalsed rihmad ümber kõhu ja pea ja teostad nagu sellist uneuuringut, nii et ma tahaks ka seda öelda, et kindlasti neid andmeid on nagu jube palju, mida sa kellast saad, aga kui usaldusväärsed nagu lõpuni on, et nad on nagu natuke selline et ma pigem ütleks, et tore on see, kui kell näitab mulle neid minuteid, palju ma magan ja võib-olla seal mingit protsenti näitab ja mis iganes võib-olla siis näitab, kas ma parajasti norskan või ei norska, mida teeb muide Samsung, eks ole. Aga et kas ma nüüd sellest peaks mingeid väga lõplikke järeldusi tegema, et mis puudutab veel üldse sellist kellade nagu omadusi terviseandmete mõõtmisel, siis võib-olla paar sellist naljakamat, kummalisemat, võib-olla ega toredat omadust, mis on siis erinevatel kelladel erinev, et näiteks Samsungi kell mõõdab siis keha koostist ja nii nagu siis ka mõned kaalud, mis seda teevad, ehk et ta siis laseb mingid teatavaid elektriimpulsse läbi sinu keha, ehk et sa pead siis ühe käega võtma kellast kinni ja kell on sul samal ajal teise käe peal ja siis kell üritab aru saada, millest sinu keha koosneb ja siis muuhulgas näitab sulle ka sellise toreda parameetri nagu skeletilihaste toonus. Ja sellest ma sain aru, et mul ei ole selle skeletilihaste toonusega nagu kõige paremad lood ja ma muutusingi natuke murelikuks, aga kell igal juhul nii arvast, andis mulle mõned nõuandeid. Teine selline tore omadus on siis Huawei kellal, kes ei mõõda mitte skeletilihaste toonust, aga kes mõõdab arterite jäikust. Ja siis arterite jäikust mõõdab ta samamoodi, nii et ma pean seal näppe hoidma selle nii-öelda nupu peal, mis on ühtlasi elektrood, samal ajal on kell mul käe peal ja siis ilmselt ta seal mingisugust ajalist asja mõõdab, aga miks siis muutis mind natuke nõutuks ka see Huawei tulemus, sest ma sain teada, et minu arterite jäikusega on parajasti selline lugu, et nad ei ole enam nüüd siis kõige lõdvemad, mis on ilmselt ideaalne, et seal on nagu segment on nagu kolmeks jagatud, selline roheline jäikus, kollane jäikus ja siis punane jäikus. Ja mul siis jäikus parajasti oma terviseandmeid avaldades oli seal kusagil rohelise ja kollase vahel täpselt, mille peale siis kell juba ütles, et mul on ka arteritega niisugune lugu, et ega siin enam pikka pidu ei ole, aga mul on veel lootust, kui ma nüüd jätan nii-öelda kohe maha suitsetamise, joomise ja kohvi joomise, siis on veel asi hästi. Aga sa kavatsid jätkata neid, on ju? Aga ma muutusin väga nõutuks, sest et ma sain aru, et ma olen elanud oma elu valesti. Ma oleks pidanud juba algusest peale jooma, suitsetama ja tarbima kohvi, sest ma ei saa neid maha jätta. Nii et siit nagu moraal, et kui te tahate oma nutikellaga oma tervist mõõta, siis mõistlik on noorest peast alustada rohke joomise ja suitsetamisega, sest et kui kell ütleb teile, et teil on arterid liiga jäigad, siis te saate päeva pealt teha oma elustiilis muutuse ja teie arterid muutuvad pehmeks, eks ole. Aga millal ma siis nüüd lõpuks maha peaksin jätma, muutub segaseks, et selles mõttes nagu kõik need kellade poolt sellised antud nõuanded on nagu mõnes mõttes toredad, aga ikkagi tekibki küsimus, et kas ma nagu elan sellepärast, et lugeda neid nõuandeid või loen neid nõuandeid sellepärast, et elada või ma ei tea, mis ma selle lausega tahtsin öelda, aga lihtsalt neid nõuandeid on nagu kohati nii palju, et sa võid põhimõtteliselt ikkagi peast minna suhteliselt lolliks, et mis siin nagu huvitab. See on nagu see fenomen, mul tundub selle bio ja sellise tervise trackimisega, et andmete kogumises tehakse nagu igasugust innovatsiooni, nende esitlemises tehakse, aga lõpuks nad ei ole, sa ei saa võtta ja nendest teha selliseid praktilisi muudatusi, nagu sinu puhul või see on hästi nagu ebaadekvaatne soovitus, on ju. Et see tegelikult kell ei tea, et sa oleks jood ja suitsetatud palju, aga ta eeldab seda mingisuguse sisendi pealt. Ja lõpuks tegelikult see nagu halb on see, et ta tõmbab kogu selle pakkumise väärtust alla, et ma ei tea üldse, mis ma usaldada saan sealt, kas see pulss, mida ta mulle iga päev ütleb, kas ta on ikka täpne või ta vahepeal siis paneb villast ja kõik need autoõnnetuse ja kukkumise tuvastamine ja EKG ja kui palju seal on seda,
et ta vahepeal viskab seda ette, et tuletada meelde, kui vägev kell ta on, aga kas sellel on ka mingi faktuaalne sisend põhialus, see õõnestab seda. Absoluutselt ja siin on ka see koht, et lõpuks ikkagi omadused, mis määravad seda, kas see kell siis on tore, hea või sinu jaoks sobiv. Noh, kui ma sinna emotsiooni juurde tulen tagasi, kindlasti see on üks asi, võib-olla kella välimus, kella disain, eks ole, kõik need asjad. Aga teine külg on just võib-olla need omadused, et mida sa siis inimene, kes seda kasutab rohkem, et võib-olla mõne jaoks on see mingi maksevõimalus, võib-olla teise jaoks on see hoopis kellaga rääkimine, võib-olla kolmas tahab tõesti oma jookse ja kõndimise või mis iganes musta miljonit spordialad rääkida, seal on ju neid on lõputult, ehk et see ongi tegelikult see raske valiku koht siin, et sa pead nagu enda jaoks sellisest suurest kuhjast omadustest siis suutma välja noppida need, mis siis sind võib-olla kõnetaksid, eks, et kui me räägime muidugi Apple Watchist, siis paraku Androidi maailmas see ju ei tööta, see on ainult iPhone'i omanike pärusmaa. Millist mudelit sa täpselt testisid, et 8, see oli see 8. mitte see nii-öelda triatleedi või siis see ultra? Mitte ultra jah, ehk siis nagu see keskmine mudel tegelikult siis ütleme tänases Apple Watchi sarjas, mis maksab seal pealt 400 €, eks ole, kõige uuem keskmine. Ja teine siis samasugune võib-olla omas opsüsteemis kinni jäänud mudel on siis natukene mitte Garmin, vaid Samsung, kes küll töötab küll ka teiste Androididega, aga kelle puhul ikkagi sellised funktsioonid nagu oli see siis vererõhu mõõtmine ja EKG ja võib-olla seal midagi veel, mis siis töötavad ikkagi ainult Galaxy telefonidega, et ta nagu mõnes mõttes üritab ka suruda ikkagi ennast sinna nagu kitsamasse alasse, et samal ajal Google, kui ma ei eksi, eks ole, Pixel ka vist ei tööta iOS-iga. Just, küll aga siis kell, mis mulle ikkagi väga meeldis, muide, ma pean tunnistama, et kogu sellest suurest valikust jäi mulle väga, väga heas mõttes meelde just see pika nimega kell. Ehk seesama kell, mille eesnimi oli Mobvoi, et minu jaoks esialgu oli täitsa tundmatu Hiina tootja, aga seal sees oli Wear OS, eks ole, täpselt siis sama nagu Google'i kellas. Ja ta maksis oluliselt vähem kui kõik teised kellad, see on natuke üle 200 € ja ta nägi hea välja, selline vana Casio kella feelinguga, selline spordikell, väga, väga okei. Ja seal oli väga huvitav selline lahendus, mis elektri säästmiseks siis kasutas mulle selle püsikuva ja näitamiseks vedelkristallekraani, ehk tegelikult seal kellal oli 2 ekraani, et on OLED ekraan, mis kui sa paned alguses kella nii-öelda käima, siis ongi see OLED ekraan ja kõik on nagu äge, aga siis kui ta lülitab selle OLED ekraani välja, siis ilmub sinna selline vana kooli vedelkristallekraan. Et kuidas see kõik on sinna tehtud tehniliselt on üsna nutikas, sest et kuidagi pidi need ekraanid teineteist ei sega, aga kui see OLED ekraan ei põle, siis kogu aeg sa võid siis vaadata nagu vanasti oli Garmini kelladel nagu vedelkristallekraani. Ja vedelkristallekraan on küll fikseeritud selles mõttes sümbolitega, et ta ei ole siis täisgraafiline, et seal on kellaaeg ja veel mingid asjad, aga mõte ongi siis selles, et see ekraan ikkagi, kui ta on sul kogu aeg näha, siis oleks nagu akut läheks selle võrra vähem, aga tuleb tunnistada, et Wear OS on ikkagi nii palju elektrinäljane opsüsteem, et olgugi, et sellel Mobvoil oli seal ka pealt 500 milliampertunnine aku, siis ikkagi paari päevaga sai see aku ikkagi tühjaks, võib-olla heal juhul sealt sai üle 2 päeva ka, kui seda säästlikult kasutasid, et ongi Pixel Watchil aku on seal mingi, kas oli 200 või 300 milliampertunnine, mis saabki päevaga tühjaks. Et sest näha ongi, kuidas opsüsteem tegelikult väga-väga palju seda akut tühjendab, sest ka Huawei'l aku on mingi 500 pluss või ligi 600 milliampertundi ja Huawei peab vastu tõesti, kui sa always on või kogu ekraanikuva ei kasuta, ligi 2 nädalat, tavamõistes üle 7-8 päeva, kui kogu aeg on ekraanikuva siis aktiivne, nii et tegelikult see akumahud kelladel ei ole nii kordades erinevad, aga vastupidavusaegade erinevus tuleb just sellest opsüsteemi poolest, aga jah, veel kord, see Mobvoi üllatas väga, väga positiivselt just sellega. Ütle veel korra selle Mobvoi mudel, lihtsalt et meelde jääks. See Mobvoi on siis TicWatch Pro 3 Ultra GPS, see on siis kas ümmargune ja nagu spordikella ta on nagu selline, ma ütlen nagu vana, kes teab Kasi ja sellist feelingut, selline must vastab nende mis iganes militaarstandarditele, nagu nad on ja väga sümpaatne kell tuleb tunnistada jah, et lihtsalt see aku vastupidavuse pool nagu oleneb, mis maailma pilguga sa vaatad, eks ole, et kui sa vaatad Huawei pilguga, siis see aku ei pea üldse vastu, aga kui sa vaatad Pixel Watchi pilguga, siis see aku peab ju väga hästi vastu, et Samsung on seal kusagil vahel, et Samsungil on ka tegelikult Wear OS
ja aku on ju seal mingisugune ka alla 600 milliampertunni. Et Samsung vedas ka välja võib-olla 3 päeva äkki, aga ega sealt midagi rohkem kindlasti ei tule. Küsiks siia juurde hoopis Teslaadi küsimuse, kui sa rääkisid siin sellest Wear OS-ist ja nendest 3 kellast, siis kas sa märkasid mingisugust realistlikku vahet performance'is või selles, kuidas need kellad töötas, mõtlen siis Samsung, Google ja Mobile. Just, kõigil 3 on üsna erinev sisu, et protsessor on kardinaalselt erinev neil ja ka mäluvahe on päris arvestatav, aga platvorm on sama, eks ole, et kas ausalt öeldes ma ütleme niimoodi, et selle Mobile puhul tuleb küll öelda, et ta on nagu, tal võtab nagu aega see puutimine, kui ta nagu käima läheb, siis ta nagu mõnes mõttes võib-olla esimesel minutil on uimasem. Aga reaalses kasutuses ma ei saa küll öelda, et see Mobile kuidagi pidi halb oli, väga ilusti kõik ekraanikuvad liikusid ja Samsungil ekraan on lihtsalt suur ja pikslil on ta imepisikene, aga mõlema puhul ikkagi kõik ma ei saa nagu öelda halba sõna, et selles mõttes üsna siuke sarnane tundus see feeling, Samsungi puhul ajas mind ka nagu ikkagi mõnes mõttes kohati närvi see, et Samsung ikkagi üritab sellist oma nii-öelda mudru või kuidas ma seda nimetan, kellas on just Samsungi kraami. On palju, jah. Et kui sul on nagu Wear OS, mis sa topid seda Samsungi kraami? Samas, vaata, tegelikult oli ju see, et nad, esiteks Samsung lihtsalt üritab ära kasutada oma jõudu siin turul, eks sellest, nad on konkurentsi kõige suurem kellamüüja, kes ei ole Apple. Teine asi on muidugi see, et nad panid, kuna Google'i Wear OS ei töötanud neil väga hästi, nad ei saanud sellega väga hästi hakkama, siis nad ikkagi kasutasid päris palju Samsungi know-how'd, nad panid need platvormid kokku, eks ole. Aga ja ka samas Google on ka nagu mõnes mõttes veidi ikkagi süüdi, sest et näiteks Google Assistant, mis peaks olema nagu Google üks prioriteet, tuli ju Wear OS-ile üsna hilja, Samsungile tulid esimesena ja see Mob võib olla seda siiamaani saanud. Ei, Google Assistant on ju olemas, täiesti häälega räägib minuga. Huvitav, ma just lugesin mingit artiklit, kus kurdeti, et seda ei ole peale Pixli ja Samsungi teistel, aga ju siis oli seal mingi viga. Ei, ma küll ei tea, kas me räägime samast asjast, aga siin on täiesti ta olemas ja täitsa nagu suhtleb, aga tõsi küll ta ei ole, võib-olla ta siis ei ole nii tasemel. Kas sul on selle Assistant äpp kellas või ta suhtleb telefoniga? Ta suhtleb, ma toon Bluetoothiga ühendusega, kui ma selle Assistanti vaate avan, mis on siis viibe paremale, siis ta kohe hakkab kuulama ja tahab muga rääkida. Võib-olla on selles artiklis, mida ma lugesin mingi viga ka. Ja muide, võib-olla ka opsüsteemi uuendused seda muudavad. Muide, ma ütlen kohe selle Mobile kohta ühe võib-olla mitte nii toreda asja, mis ka ikkagi mind ajas üsna üksjagu vanduma, kui ma seda kella kohe kiitsin, oli see, et nimelt kui ma siis selle Mobile käima panin nii-öelda, siis kõik ühikud olid imperiaalsed ehk et nagu jalad ja mis iganes nad siis on, tollid ja kus ma vandusin, sest ma ei leidnud kohta, kus seda muuta ja lõpuks siis selgus, et nimelt trikk on selles, et kui te nüüd juhtumisi kuulete seda juttu ja lähete ostate mulle Mobile, mis muidu on okei kell, siis kohe alguses seal ei ole eesti keelt, seal on keelevalikus esimesena on meil English US ja kui sa valitad pikalt mõtlemata English US, siis on jutt väga lühike, siis pärast on sul kõik on imperiaalne. Nii et sa pead tegema kohe alguses targa valikus, scrollima kuskile kaugele ja otsima sealt üles English UK. Ja kui sa otsid English UK, siis on sul meetrid ja kilomeetrid ja sekundid ja mis iganes. Nii et mina tegin selle lükke ja valisin kohe pohti English US ja kui halb see kõik oli, sest et seda kuskilt settingusse sa muuta, et sa tunned ennast täiesti idioodina ja sa käid kõik kohad läbi ja ei ole ja isegi leiad mõned kohad, kus seda sai muuta, sest sellel Mobile on ka oma äpp ja selles oma äpis on ka settingutes ühikud, aga need ühikud määrasid ainult mingi siferplaadil oleva ilmateate temperatuuri, mitte midagi muud ei juutnud, nii et sellised väiksed nüansid, mis võib-olla selliste väiksemate või ütleme võib-olla siis erinevate tootjate puhul on sellises kohas, et kui sa teed mingisuguse asja valesti ja takerdud sinna sisse, siis võib see sul tuju üsna ära ajada, et paljudel teistel kelladel on ikkagi olemas ka eesti keel. Et sellel Mobile mingil põhjusel või teisel eesti keelt ei ole. Selline pikk lugu kelladest, aga kes nüüd tahab sellest midagi kokkuvõtvalt arvata, siis ilmselt on mõistlik lugeda seda juttu ja ega isegi selle jutu lugemise järgselt ei pruugi tegelikult üldse mingisugust tõde selguda, sest see ongi lihtsalt niivõrd laiali valguv maailm.
kas tahab keegi kuulata ka Karmini spordikellast või on piisavalt palju kellajuttu rääkida? No ei, aga ütle kolme lausega. Kolme lausega juba keeruline kokku võtta, aga tegelikult ma alustaks sellest, et ka Karmin on teinud, nad on viimasel ajal väga aktiivselt võtnud ette siin selle meie suuna, ehk siis viimase aasta või pooleteise jooksul on nii nende äpp muutunud eestikeelseks kui ka nende kellad muutunud eestikeelseks, mida vanasti ei olnud, eks ole, et see on nagu positiivne, ma ütleks, ja saadavad ka väga aktiivselt välja eestikeelse spämmi, nii et selles mõttes mõtlen siis meile, kui sa oled seal nende meil listis, et nad on selle meie turul nagu väga intensiivselt ette võtnud. Ma katkestan sind korraks, Meelis, mul tuli meelde üks mõnes mõttes kummaline asi Karmini kohta, mis me isegi sinuga arutasime eelnevalt ja pärast igasuguseid katseid. Nimelt Karminil on ju ka selline suurepärane koht äpis, kus sa saad määrata hädaabile numbrile helistamise võimaluse, et kui sa kukud pikali, siis kell helistab ja ütleb, et sa kukkusid pikali. Ja Karminil nimelt, nagu selgub, ei saa sinna panna osasid Eesti numbreid. Ehk et mõnesid numbreid sa saad panna ja mõnesid numbreid sa ei saa panna. Nii et kui näiteks minul on selline vana hea number, mis on veel lühike, eks ole, algab seal 5-0 ja ainult 3 numbrit peale seda, need numbrid sobisid Karminile ideaalselt. Küll aga kui ma panin sinna mõne pikema numbri, mis algas 5-2-ga, siis see number sinna ei sobitunud ja Karmin ütles, et palun kontrolli oma numbrit. Minul on ka vanast ajast number, mis on lühike, see number Karminile ei sobinud. Ei sobinud? Nii et selles mõttes ja mõned teised numbrid, mida ma proovisin, jälle sobisid, nii et see on nagu täiesti random, kuidas neil töötab. See oli küll täiesti kummaline, et kui teil on proovisime Glenniga isegi seda, et kas on, et millega see, mis seal peale 5 tuleb, kas 5-2, 5-3 või 5-6, eks ole, kas see mõjutab, ei mõjuta, et täiesti nagu muul alusel on see asi, mis töötab. Nii et ühesõnaga, jah, kui te juhtumisi ostate Karmini kella ja tahate oma hädaabi numbrina panna sinna kedagi sisse, siis tasub seda võib-olla isegi proovida, ma ei tea, kas seda äpis saab ilma kellata seda ka proovida, vist ei saa tegelikult ikkagi, et kas sul peab see seade olema, on nüüd hea küsimus, sest et vist ei pea isegi. No, igal juhul on see asi võib-olla, mis kui sul on juba kell, mis ikkagi seda funktsionaalsust pakub, siis ilmselt võiks see ka päriselt töötada, sest et kui seda pärast panna ei saa, siis ei ole see nii tore, aga nii, midagi siis. Aga meeli seal ei poole, et eesti keeles spämm tuleb küll. Ja ühesõnaga see, et nad on Eesti suru võtnud ette. Teine asi, mis on muutunud, on see, et Karmin vanasti oli selline, et kuigi äpp oli tark ja hästi palju asju, aga kellaseadeid enamasti äpist muuta ei saanud, saanud üksikuid asju ja enamasti, kui sa tahtsid kellas midagi näppida, sa pidid seda tegema kella enda pealt. Kella enda, just. Ja nüüd on see, et viimastel mudelitel saab kõiki kellaseadeid muuta ka telefonist, kaasa arvatud downloadid ja siferplaat ja neid muuta, mida teeb, eks ole, muuta kõiki asju. Näiteks, kui sa läksid jooksma, tahtsid vaadata, et sul esimene ekraan näiteks, ma ei tea, pulss ja teine ekraan näiteks sul keskmist aega, kolmas mingisugust muud näitajat, eks ole. Neid kõik sa pidid muutma kella pealt, siis nüüd sa saad muuta seda kõike siis ka äpist. Palju mugavam. Aga tegelikult, kui me jõuame pointini, siis point on selles, et tegemist on Karmini esimeste keskmise hinnaklassi spordikelladega, millel on AMOLED ekraan. Et siiamaani ütlevasti Karmin on alati teinud spordikellasid MIPS ekraaniga või siis selle LCD-ga, millel on väga vähe värve, hästi kehv reso, aga mille eelis on samamoodi nagu nendel Kindle e-lugeritel, millest me eelmine kord rääkisime, et mida rohkem sinna päikest peale paistab, seda paremini see ekraan välja paistab. Ja LCD-l on ju OLED-il on ju vastupidi, et ta ei taha päiksekest väga hästi nähtav olla. Ja teine asi, kuna tegemist on spordikellaga, siis erinevad sellest Glenni kellast, mis on nutikell või sportlik nutikell nii-öelda, millega Karmin üritab siis Samsungite ja Apple'itega konkureerida. Venul on OLED olnud tegelikult juba teist põlvkonda. Just, aga mitte spordikelladel, eks ole. Et teine asi ongi see, et sellel lisaks OLED-il on siis selle kellaga puuteekraan, mis on Karmil nagu üsna uus asi, aga alles on kõik 5 nuppu, mis on Karmili poolt nagu tuntud, et on kõik nupud ja kui sa lähed suusatama kinnastega või sa jooksed ja oled kuuma ilmaga hästi higiste näppudega, siis sa saad nagu vabalt kasutada kõik asju kui nuppudega, eks sa ei pea kasutama. See ongi see sama koht, kus ilmselt, kui sa vaatad nüüd sellise pilguga, et sa oled tõsine spordimees, kes müttab mudas, siis ilmselt selgelt on nupud toredad, aga kui sa oled selline nuti inimene, eks ole, kes on harjunud sulnite puudutustega, siis pehmelt öeldes ajavad nupud kohe närvi, et see ongi just kahe otsa. Minul esiteks nupud meeldivad, mitte et mul oleks midagi nende puutekraanidega vastu, aga näiteks Samsungi kellad, millel on 2 nuppu. Mul käib kogu aeg närvidele see, et sealt üks nupp on puudu, et kui ma saan sealt minna menüüsse ja ma saan liikuda tagasi, siis ma ei saa nupuga kinnitada valikut, ma pean selleks toksima ekraani. Ja see on nagu täiesti mitte intuitiivne, et mul on 2 nuppu, ma saan enamus asja ära teha, kas ta kolmand vajutusmees nupuga teha, et ma kuskil mujale minna, midagi muud tegema. Mul on tunne, et Karminis töötavadki sellised
inimesed, kes ainult Garmini kelladega on kogu aeg suhelnud, sest Garminil oli ka 3 nuppu ja mina ei saanud kunagi aru, millist nuppu ma pean vajutama. Aga teistpidi on jällegi see, et nüüd, kus nad on teinud ka puutekraani, siis samamoodi nagu sa ütlesid, et Garmin on nagu natuke oma asjades kinni, siis tegelikult nad ikkagi, nad on esiteks kinni selles, et inimesed, kes Garmini kella ostavad, on Garmini fännid ja nad ei julge väga palju seal kasutusriides muudatusi teha, eks ole. Teine asi on see, et nad peavad tegema selle kasutusriide, kui Venu on üritanud minna selle teed, et ta on nagu nutikell ja ta ikkagi enamasti on nii-öelda rõhub selle puutekraani peale, siis Forerunneril on ja Phoenixi ja nende teiste ultrakellade, millel on ka puutekraan, on see, et asjad peavad olema juhitavad nii puutekraani pealt kui ka siis nuppudega ja sellepärast hoiab ta ka seda kasutusriides natuke tagasi, eks ole. Aga samas ikkagi see puutekraan teeb mõned asjad natuke mugavaks, näiteks kui sa tahad Garmin Base maksta ja sa pead sinna sisestama PIN-koodi, eks ole, siis see on palju mugavam, kui hakata nuppe vajutama. Teine asi, mis on muutunud, on see, et ja muideks on ka niimoodi, et selleks, et puutekraan su olulist sporditegevust segamini ajaks või midagi kogemata ei vajutaks, siis vaikimisi on kõigil spordiprofiilidel puutekraan välja lülitatud ja kui sa tahad, sa võid selle sisse lülitada. Ehk siis see on ka nagu tegelikult väga hea omadus. Ja tegelikult ongi see, lisaks on veel see, mis on muutunud, on see, et kui vanasti ei saanud Garmini kelladel panna nuppude alla otse teesid, et ma hoian mingit nuppu alla, käivitab mul muusika või rahakoti mingi muu asja. Siis nüüd saab iga nuppu alla panna otse tee ja isegi saab teha 2 nupu kombinatsiooniga erinevad otse teesid, et see on nagu minust väga kasulik ja positiivne muudatus. Nüüd, kui me jõuame nagu aku kestvuse juurde, siis nagu Glenn rääkis, et nutikellade häda on tavaliselt see, et eriti puudutab see Apple Watchi ja Wear OSi, mis mõlemad tegelikult on nagu natuke liiga rasked selleks, et selle kella pealt töötada. Me oleme jõudnud nagu siiamaani, et me oleme aru saanud, et AMOLED ekraan ei ole tegelikult probleemiks, nagu meil Huawei näidanud, eks ole, et kestab 2 nädalat. Garminil sama lugu, et algus arvati, et kui Garmin toob oma spordikelladel AMOLED ekraani, siis kõik Garmini fännidest oli see on jama lugu, et siis Jaako ei kesta enam üldse, eks ole. Noh, selle kella minu käes oli välja lülitud ekraani 2 nädalat. Ja siis Always on ekraaniga nädal aega, 6 päeva ma sain täiesti vabalt. See on siis nagu Huawei'ga võrreldav tulemus täiesti, eks ole. Väga hästi kestab, see on huvitav on see, et väiksem kell, mis minu käe peal oli, mis on minu jaoks natuke liiga väike, ma tegelikult eelistaks suuremat, sest on väikeste andmete või naisterahvastele mõeldud, selle aku kestab natukene paremini kui sama kella suuremal versioonil, tavaliselt on vastupidi, väiksem kestab vähem, eks ole. Konks on selles, et mõlemal kellal on sama suur aku, aga suuremal on suurema pikslinumbriga display ja sellepärast lihtsalt võtab rohkem pool. Aga kummaline, et see siis Venu 2 Plus nagu mulle tundus küll tühjenes ikkagi oluliselt kiiremini. Ma ütlen, et mina nagu Always One'iga oli seal 3-4 päeva tundus. Ja siis olen ka mina kasutanud Venu 2 Plussi vahepeal, testisin seda siin kevadel või sügiselt praegu kevad ja olen nõus, et selle uue kella aku kestis kõvasti rohkem. Ja mis ma siin lisaks võin öelda, et kõige probleem on ikkagi see, et loomulikult paljud Garmini fännidele ei meeldi AMOLED ekraan, minule väga meeldib, aga vaadata siin YouTuberid ja sellised inimesed, kes kasutavad nagu Garmini kellast kogu aeg ja samas ka nendest räägivad palju, siis ka nemad olid alguses skeptilised ja nüüdseks on kõik nagu muutunud, et ikkagi seal on OLED-il tulevik, sest tegelikult need Garmini kellade ekraanid on päris hästi loetavad ja isegi väga hästi loetavad ja akud ka kestavad. Aga üldiselt jah, et ei saa nagu selles mõttes kurta, aga mis puudutab nüüd seda, et kas ta on spordikell või nutikell ja mis valikuid Garmin teeb ja see nagu Glenn ütles, et kellest on liiga palju, siis see on ka nagu tõsi ja seal ongi nagu Garmini probleemid, et näiteks see, et selle kella siiamaani ei ole sa ei saa selle kellega rääkida, see mind küll väga ei morjenda, aga ma tean inimesi, kes nagu väga tahaksid, eks ole. Samas Garminil see Venu 2 on, eks ole, sellel on peal Google Assistant ja saatega rääkida, eks ole. Ja mis siis ka kõnesid teha, eks ole, see tuli just Venu 2 Plussiga. Ja just ja teine asi on, eks ole, see, et Garmini kelladel ühel kellal on nüüd olemas ka juhtmevaba laadimine, ühelgi teisel ei ole ja sellel ka veel ei ole. Et tundub, et nad nagu katsetavad, aga nad ei ole julgenud kõiki neid ägedaid omadusi ühte kella veel kokku panna. Et see on nagu see, mida ma tulevikus ootaks. Aga iseenesest ja kolmas asi ongi see, et kuna tegemist on siis 265 seeriaga, mis vanasti oli Garmini kõige odavam spordikell, praeguseks on tekkinud sinna odavamas otsa veel terve hulk või 2 tegelikult 2
siis kahenumbrilist numbri kombinatsiooniga mudelit. Ehk ta tegelikult on läinud sinna keskmisesse hinnaklassi, aga mudeli numbrid on jätnud samaks, et nad on vahepealt ära kaotanud 700 seeria, 600 seeria, on jäänud 200 seeria, 900 seeria. Ja siis tundubki, et tegelikult nad on 200 eurose kella hinna tõstnud 500 peale ja mitte midagi pole muutnud. Ma vaatangi siin selle jutu taustal praegu oma artiklit ja tundub, et ma olen vist lausa, kui nüüd toimetajad seda ära ei parandanud, olen ma jätnudki sisse vea, sest mina olen kirjutanud, et aga ma rääkisin, muidugi ma hakkasin praegu, mina kirjutasin ju Venu 2 plussist, et Venu 2 pluss on tõesti odavam. Et Venu 2 pluss maksab 450 ja ma hakkasingi vaatama, et aga tegelikult ju see 265 Forerunner maksabki 500. Jah, ja tegelikult nagu päris kallis ikkagi, aga samas mulle see kell meeldis, aga ma jätkuvalt ei ole kindel, kas ta on nagu seda hinda väärt, aga samas midagi nagu sarnast, mis oleks piisavalt hea ekraaniga, piisavalt sportlik, piisavalt tark ja piisavalt kaugest pakku, ega väga palju ei ole. Tahaks veel siia ikkagi lõpuga ikkagi jälle mitte nii positiivselt öelda just Garmini kohta selle hinna mõttes, just kui ma võrdlesin need teiste kelladega ka, Venu oli seal 450, küll mingi soodukas ilmselt odavam. Tõsi, see 265 on võib-olla rohkem nagu spordikell, aga kui ma vaatan nende kellade välimust, siis no vabandust, see Garmini kell lihtsalt nägi välja selline, et disainerid olid küll sel ajal kuskil päikest võtmas, et see kell ei ole mitte halb, aga ta on lihtsalt absoluutselt mitte midagi ütlev plönn. Et kui kell maksab 400 pluss eurot, siis ta ei tohi olla mitte midagi ütlev plönn, et ta peaks olema nagu, kui sa vaatad kas või seda Huawei kella, eks ole, titaanist, korpus, safiir, klaasid, värgid, ta näeb välja nagu äge, Apple Watch, ta on ikkagi disain, isegi see sama Mobvoi, mis maksab 2 korda vähem, näeb selline noortepäraselt sportlik välja, aga Garmini kell nägi välja lihtsalt mingisugune suvaline junn. Ma arvan, et näiteks mina ütleks, et mina ütleks, et Venu näeb parem välja kui see Samsung, mis sinu käes oli. Ja mulle meeldib odavam Samsung rohkem, aga see on maitse asi, eks ole. Aga Samsungi puhul ikkagi ma näen sellist nagu seda kohta, et disainerid on nagu mõelnud. Nad on üritanud siin nagu teha sellist, vaata siia mingi serva ja nii edasi, aga võib-olla on ka värvis küsimus, et see testikell, mis sinul oli, Venu, oli siis sellise halli silikoonrihmaga ja mingi läikiva korpusega, see kokku kõik need asjad nagu ükski tükki sobinud nagu omavahel kokku, et võib-olla kui ta oleks sealt mingi tume halli värvi olnud või must rihm, see oleks võib-olla muutud seda pilti. Forerunneri oma, mis minul testis oli, selle kohta võiks öelda seda, et kõige negatiivsem asi, mida saab öelda, on see, et tegemist on plastikust kellaga ja nad on täiesti nagu konkreetselt meelega plastikust kell, kuna plastik on hästi kerge, et kui sa teed sporti, siis ta esiteks, kui ta kuskile vastu läheb, ei juhtu temaga väga midagi ja teiseks on see, et ta on hästi kerge, ta ei häiri sind ja ta võib olla 24/7 käe peal. Minul mõni Garmini kell, mis on nagu suurem ja raskem, et väga häiris, ma ei saanud seda öösel une jälgimisest kanda, ta oli liiga raske, eks ole. See on nagu hästi kerge, aga samas jah, ta ei ole mõeldud nagu disainkellaks, ta on plastikust ja sellepärast mitte väga ilus. Aga Garmin ütleb ka sulle seda, et kui sa tahad ilusat kella, siis osta endale markseeria, maksa sellest 2000 eurot, eks ole. No jah, aga ütleme, et täna isegi ikkagi pead vaatama, mida aga konkurendid teevad, eks ole, et kui sa ikkagi sellise kas või keskmise hinnaklassi kella teed ja konkurendid pakuvad sulle seal nagu siis kas või selle välimuse põhjal võib-olla paremaid materjale, mida iganes, kas või vaata kas või Pixel Watchi, eks ole, mis ei ole ju ka nüüd mingi selline nagu klassikalises mõttes üliäge kell, aga ma vähemalt nagu näen, et disainerid on just nagu vaeva näinud. Pixel Watch on ikka minust ilusamaid kellast, mis viimasel ajal tulnud on. Ei ta on hästi minimalistlik, ta on jah, aga ta ütleme, et võib-olla see skaala teises otsas nagu heas mõttes on just seesama Huawei GT3 Pro, eks ole, mis näeb nagu välja selline nagu klassikaline nagu käekell, eks ole, just selline nagu soliidne, selline suur, et sa võid selle panna ka käe peale ja tõesti, kui sa paned mõne selline peenemat sorti riietuse ja ka ei tunne ennast sugugi halvasti, eks ole, et tõsi, ta on küll selle arvelt ka võib-olla natuke neile kobakam, et see titaanist rihm ja muudab ta raskemaks, eks ole, et kui sa tahad sellist väga kerget kella. Nii et ega jah, siin veel kord tulles siis tagasi jutu alguse ja keskmise osa juurde, et neid parameetreid, mis on siis inimeste jaoks nüüd olulised, ongi nagu must miljon, et ja lõpuks tulebki tõmmata need nii-öelda linnukesed nendesse laadritesse ja vaadata siis, et on see siis välimus, on see aku vastupidavus, on see siis opsüsteem, on see ekraan, on see mingi kasutusmugavus, et mingil põhjusel päris sellist kella seal ei leidunud, kus kõik lahtrid on siis nagu roheliste linnukestega täidetud ja ilmselt ei saagi leiduda, et siin tuleb kompromisse teha. Jätamegi siis inimestele võimalus ise ka valida ja orienteeruda vähemalt selle järgi. Aga võib-olla tõmbamegi tänase selle süva sisse rännaku järel tänase saate otsad kokku.
jätame inimestele võimaluse oma lemmikkell välja valida. Ja võtame järgmised teemad ette juba jälle nädala aja pärast maikuu teises saates, nii et aitäh kõigile.